Suur tänu. Südamest hea meel teid siin kõiki näha. Ja öeldakse, et kui inimesed tahavad midagi teada saada, siis nad on targad inimesed. Et mul on hea meel olla tarkade inimestega koos ühes saalis. Meie teema on siis kinnisvarahaldus ja minu nime ette reeglina tuleks panna ärikinnisvara. Ehk ma olen 15 aastat tegelenud ärikinnisvaraga. Ja ma püüan selle väikese ajaga, mis mul on antud, tuua, mis kuidas kunagi programme tehti ja kuidas siis housinguga on see digitaliseerimine muutunud, ma võiksin öelda, ärikinnisvara omanikule möödapääsmatuks. Ma mõtlesin, ma alustan väikse naljalooga. Üks vanem naisterahvas läheb siis hommikul kaubanduskeskusesse tööle ja ta luhtub õnnetus. Ta paneb lukuauku ja see võti läheb tal katki. Ja ta seisab selle, mõtleb, et mis ma nüüd teen? Mis ma nüüd peale hakkan? Et kes mind aitab? Kes mind abistaks? Järsku peatab ta juures suur sikkel, kui peal on 150-kilone mees tätakatega ja küsib, et mis sul juhtus? Ta ütleb, et näed, mul läks võti katki. Ta ütles, et ära muretse, ma teen selle korda. 5 minutit, uks oli lahti. Ja tädi ütleb selle mehele, et mul on hea, et sa tulid siia, sina hea inimene. Ta ütleb, et tegelikult ma ei ole hea inimene. Ma sain täna vangist lahti. Ma istusin varguste pärast kinni. Et selline juhus, sellised ei juhtu, aga nii sai see olukord lahendatud. Tänapäeval võib-olla käiks juba see kiipidega, distantsid avamine, mis iganes. Nii, alustame. Hästi lühidalt. Nii. Hästi lühidalt endast. Nagu ma ütlesin, ma olen 15 aastat töötanud erinevates ärikinnisvara objektide peal, ettevõtetest Capital Mill, Talhaldus, Hermesia, ehk tegelikult ma natukene korrigeeriksin. Hermesias anti välja esimene liitsertifikaat, mitte mina. Meil oli töötaja, kellel oli litsents ja kes seda tegi. Viimased 5 aastat ettevõttes Newsec ja selle aasta alguses ma lõin enda uue haldusettevõtte projekt. Olen olnud Kinnisvara Liidu juhatuse liige 6 aastat, kinnisvara korrashoiu käsiraamatu autor ja hallanud kuskil 100-150 ärihoonet Tallinnas. Nendest suurimad siis praegult on Luminor, Arsenal, Rävala 5, kus on siis arstikeskus. Ehk ärikinnisvara on väga põnev. Nii, siin on üks pilt. Ja ma alati püüan esitada küsimuse, mis on meie kliendi äri. Ehk kui mina olen haldusettevõtte teenusepakkuja, siis mis on meie klientide äri? Mis on maja omaniku äri? Ehk maja omaniku äri on üürnikud. Ja meie oleme oma haldusettevõttega omanikule abilised, et üürnikud seal majaks tunneksid ennast hästi. Ehk ma olen küsinud liftivendade käest, et mis teie äri on? Me müüme need rullikuid ja mis nad seal kõik müüvad. Ma ütlesin, et ei ole. Teie äri on see, et aitate inimest kiiresti liikuda korruste vahel. Mis on turvaettevõtte äri? Turvaettevõtte äri ei ole kaamerate müük, andurite müük, kogu selle turvavidine müük. Nende äri on see, et nad võtavad inimeselt maha hirmutunde. See on see, mis nemad müüvad. Ehk samamoodi meie kliendil on äri, see on üüriäri. Ja väga paljud asjad, mis selle ümbruskonnas siis toimuvad, on siis seda äri toetavad teenused. On teenused, mida on näha ja on teenused, mida ei ole näha. See ei ole kindlasti AI tehtud. Ikka on. Ja ma tõin sellise puu kujundi siia. Ma olen mõelnud selle peale,
et kui tuleks siia keegi UFO ja UFO-le paneksid pihu peale näiteks mingi seemne, ma ei tea, kuuseseemne, ja ütleksid UFO-le, et sa aru, et nüüd 10 aasta pärast, 25 aasta pärast sellest väiksest seemnest saab suur puu. Täitsa nagu, ta vaatab, kuidas on nonsens, seda nagu ei juhtu. Ehk tegelikult ka mingisugune ärikinnisvara hoone saab alguse väikestest asjadest ja väikestest arengutest. On asju, mida on näha ja asju, mida ei ole näha. Me võime öelda, et neid asju, mida pole näha, et tegelikult neid ei ole vaja. Et juuri tegelikult ju ei ole puul vaja. Aga juured on tegelikult selle puu kõige olulisemad, nagu osad. Ehk palju asju on näha, palju asju ei ole näha. Ehk 4-5 aastat tagasi ma ei saa öelda, et mulle iga päev, aga üle päeva tuli üks telefonikõne, kus keegi noor ütles, kuule, mul on programm sulle. Nii, kõik mured, ma muran ära sulle. Nii, me oleme selle välja mõeldud, me oleme selle välja mõeldud, me oleme selle välja mõeldud. Siis ma kutsusin ta kohale, ma ütlesin, okei, näita. Ja siis reeglina me ticket listidest ehk tööde kirjeldamisest osakondade vahel edasi ei jõudnud. Kui ma rääkisin kõrvalkuludest, kui ma rääkisin hooldusgraafikutest, kui ma rääkisin seadmete elukaartest, siis tegelikult see lõppes. Ehk ma täna saan öelda, et turul on lisaks housingule veel paar programmi, mis katavad ära kinnisvara omaniku vaate. Mis toimus enne? Ma korraks lähen ühe järgmise slaidi peale, siis ma tulen siia tagasi. Nii, järgmine slaid on see. Kaos, kord. Ja ma nüüd tulen tagasi. Nii. Halduvõtjad. Vent, jahutus, elekter, turva, lift. Suures ärihoones neid võib olla kuni 40. Kui sa kellelgi tellid koos, teed sa ühislepingu, aga neid teenuseid on kuskil 40 kanti. Ja nendel halduvõtjatel oli kõikidel oma programm. Jahutusel, elektril, turvaettevõttel ja kõik nad tegelesid nagu oma programmiga. Ehk kui hoone omanik küsis, kuule, mis meil seal tehtud on või kas meil on tehtud, siis tegelikult sealt ei tulnud mitte midagi. Ma väidan ühte asja, see on väga karm väide, aga ma ütlen, enne kui ei olnud programmi, mis oli hoone omaniku käes, oli 50% töödest tegemata. 50%. Ma arvan, et see on suhteliselt reaalne. Tähtajaks kokku lepituid töid oli tehtud 50% ringis. Aga omanik maksis täie paugu eest. Neid pooli on selles programmis hästi palju. Ehk viimastel aegadel on palju räägitud ESG-st, palju on räägitud AI-st. Need asjad ei ole iseenesest asjad, vaid nad teevad prognoose, mille pealt? Andmete pealt. Ehk kui teil täna on hoone, kus teil ei ole kogutud andmeid, ükskõik milliseid, siis tegelikult neid andmeid teil ei ole. Ehk ma tahan öelda, kui teil täna olete hoone omanik ja te täna mingisugust haldusprogrammi ei kasuta, hakake seda tegema kohe. Mis toimus? Ma jõuan siia. Ehk omanik arvas, et kõik on korras. Omanik arvas, et kõik on fine. Nii, tegelikult oli seal pilt selline. Nüüd on toimunud väga suur pooluste muutus. Ehk halduvõtjate info on täna jookstav omaniku kätte. Ehk jäme ots on täna programmis omaniku käes. See protsess on olnud suhteliselt valuline.
See on hästi, kuidas öelda, minimaliseeritud vaade, mis nendes samades programmides, mis ma rääkisin, housing ja veel mõned programmid, see vaade on selline. Ehk täna on hoone omaniku käes kogu info. See info jagatakse halduvõtjate kätte, kes teevad teenuseid. Uskuge mind, keegi ei ütle teile, yes, kuule, me saime ühe programmi nüüd juurde, kuule, et kuhu me veel saaks oma asju teha. Kogu ärikinnisvara maailm liigub sinna, et omaniku käes on täna info. Sisuliselt täna maja omanik saab 5 sekundiga selgeks, mis tegelikult tal objekti peal toimub. Number 1, vakantsus, kõige olulisem. Ma vaatasin suhteliselt kehv, nagu see näidan, et 25% on nagu vakantsust liiga palju. Et kui on 5, omanik ütleb, fine, 5 mulle sobib. Teine, vaatab renditulu, vaatab, aha, juba liigub ülespoole, väga hea. Hooldustööd tehtud, tähtaeg saabumata, tegemata. See on ideaalmaailm. Ja teiseks, mis on väga oluline, mida ei suudetud nende programmidega kokku tuua, on seadmete elukaar. Ehk sisuliselt igal seadmel on oma elukaar, on ta 5 aastat, 10 aastat, 25 aastat. On võimalik iga seade siis panna tegelikult programmiliselt jooksma. Ehk miks seda on vaja? Sisuliselt jämedalt 8 asjaks. Üks on CAPEX plaan ehk eelarve järgmiseks aastaks, 3 aastaks, 5 aastaks, 10 aastaks, seadmete kaupa. Ja kui omanik hakkab objekti müüma ja kui tal ei ole seda programmi, mis tal koondab kokku kogu informatsiooni, peab ta hakkama kõike küsima halduvõtjate käest. See on meeletu töö. See on meeletu töö. Ehk täna on olemas omanikul tööriist, kus sa saab piltlikult kiiresti informatsiooni, mis tal objektil toimub. Ja kui tal on vaja sügavuti, siis ta võtab juba haldusettevõtte appi. Nüüd ma ütlen niimoodi, Eesti suuremad hooldusettevõtted, puhastusettevõtted, turvaettevõtted täna juba täidavad seda info otsa, ehk piltlikult öeldes, kui sul on ATS-i hooldus on järgmine kuu, sa saab lingi, ta täidab selle ära ja saadab sulle tagasi. Ehk üks tegemata töö sellest hooldusprogrammist läheb väiksemaks. See oli raske, aga ma võin teid üllatada. Jällegi joonistatud pilt. Elame ideaalmaailmas, et need on üks programm, mida me hakkasime kasutama. Meil on Ida-Virumaal suhteliselt suur haldusportfell ja me andsime puhastusettevõttele ja turvaettevõtte töötajatele kohustuse, et kui sa käid objekti peal, palun käi, tee pilt, fikseeri ja lihtsalt saada see ära sinna programmi. Mis hakkas toimuma? Vastutöö. Objekti juhtud, ei, mul need töötajad ei oska, ei, nad ei oska, nad ei saa sellega hakkama. Siis ma küsin, aga mis nad teevad vabal ajal? No neil on mingi YouTube seal, meil on mingi Facebook, neil on mingisugused omad. Ma ütlesin, ja see, kes sul vabal ajal kasutab telefoni, ei suuda teha ühte pilti. Siis see tööjuhataja mõtles, ütles, et loomulikult teeb ära. Ja nendest inimestest said haldusinimesele väga mõnusad silmad objektide peale. Ehk tegelikult hakati fikseerima meil üks hetk, ma loodan, et ma võin seda rääkida, meil üks hetk Jõhvi ühes tualettruumis hakkas igapäevaselt tulema puhastas teenindajalt pilte, et lagi on lahti võetud ja nii iga päev. Number 1 väga hea, et ta seda fikseeris, sa mõtlesin, mis jama see seal on. Ja tegelikult tuli välja, et kahtlustati, et see on üks narkovahetuse punkte. Me likvideerisime selle punktid tänu sellele programmile ja nad nädala aja pärast, ma tean, et nad leidsid uue koha, mis iganes. Ehk mis ma tahan öelda, et digitaliseerimises on toimunud pööre, ehk informatsioon, mis täna oli halduvõtjate käes, on täna teatud programmide kasutusel võtt omaniku käes
ehk jääme otsa on omaniku käes. Kui omanik täna tahab objekti müüa, sisuliselt annab edasi koodid uuele ettevõttele, ta saab võtta sealt väljavõtte, hooldusgraafikud, mis on tööd tehtud, mis on CAPEX plaan, mis on investeerimisplaan 5-10 aasta pärast, ehk see on tehtud tunduvalt lihtsamaks. Ja ma tahaks loota, et kui omanik selle majaga müüb, ta saab krõps parema hinna selle hoones küsida. Nii. Minu aeg see läbi. Aitäh sulle, Janek. Väga hea oli see. Tahtsin sinult küsida sellist asja, et mida sa soovitaksid nendele ettevõtetele, kelle kliendid või partnerid ei taha tulla kaasa digipöördega? Me panime fakti ette. Tegelikult ka. Me panime fakti ette. Ma olen seda tringlit-tranglit teinud viimased 5 aastat. Olen püüdnud hea, ma ei saa öelda halvaga, aga see tuleb panna fakti ette. Kas sa tahad või ei taha? Õnneks on piisavalt palju ettevõtteid Eestis, kes tahavad veel tööd teha ja nad saavad selle selgeks. Väga hea. Millised on millist nõu annaksid sa väiksematele haldusettevõtetele, kes soovivad püsida innovatsiooniga sammu? Nagu ma ütlesin, siis mina räägin ärikinnisvarast. Ja tuleb alustada väikeste sammudega ehk programmi kasutusevõtt ei ole midagi keerulist. Kui sa kõigepealt ei suuda kirjeldada kogu ventsüsteemi osiseid, ventsüsteem on väga keeruline koos oma kontrolleritega ja muude asjadega, kuidas sa suudad juba kirjeldada, et ventsüsteemi hooldus kord kvartalis ja see info juba läheb selle halduvõttele, see on juba ka nagu hea algus. Ehk tegelikult jupi kaupa on võimalik seda asja kasutusele võtta. Et sa ei pea tellima tegelikult seda, et meie kogu aeg täiendame seda programmi. Üks asi, mis ma tahaks tähelepanu pöörata, et omaniku kohustus, number 1, ma ei saa öelda, number 1 on tuleohutus. Ehk tegelikult ka Päästeamet on hakanud neid väljavõtteid nendest programmidest aktsepteerima. Alguses nad olid, nad ei olnud vastu, vaid nad nagu skeptilised. Ütlesid, et ikka paberi peal, aga päästeametnikud on hakanud aktsepteerima, kui sa näitad ette, kust mis tuleb, nad tegelikult on seal rahul. Ehk Päästeamet tuleb majja, ta sisuliselt tahab su saada 10 erineva, 10 võib-olla palju, süsteemid, samal neid hooldus tehtud, ei ole tehtud, mis tehtud, siis selles programmis sisuliselt sa saad sa kogu tuleohutuse välja printida neile väga lühikese ajaga. Et sa siiski soovitad võtta ettevõtetel kasutusele programmi, liikuda kindlasti üle, et kõik see haldus oleks palju lihtsam. Seal on see, et kas ettevõttel on plaanis neid objekte müüa, üürnikute vaheline suhtlemine muutub lihtsamaks, mõned kasutavad, mõned ei kasuta. Et mina näen, et soovitan kindlasti hakata. Kas turul olevad programmid, mis meil on, et sa nimetasid enne, et paar tükki on veel pärast housingut, et kes tuleb ka meile tänasi etteastet tegema, et kas neid programme on kerge leida või sa pead tegema väga rasket tööd, et leida enda jaoks see sobiv programm? Ma arvan seda, et need, kes ärikinnisvara halduses toimetavad, need on nende programmidega kõik kursis ja ma arvan, et ka need programmide arendused on olnud väga... Ma võin öelda, et kui meil esimene objekt, mida housing testis, oli meil Valge Maja, mida LHV Pank praegu nüüd renoveerib, see oli esimene objekt. Ja uskuge mind, ma tahtsin neid kutte esimesed 10 korda uksest välja visata. Ja ma ütlesin, et testi saa asja. Nüüd sellest on mööda läinud 5 aastat ja see toode on saanud tegelikult täna turukõlblikuks, mis tegelikult töötab. Nii see on. Aitäh sulle, Janek! Aitäh teile! Aitäh, Janek!